asju ja sa kuulad arvatavasti nüüd täna samu kirjakohti. Jumal on nii huvitav, kui ta midagi teeb, siis me oleme seda enne ka näinud, kuidas ta oskab orkestreerida kogu koosolekut. Isegi inimesed, kes ei tea, mis keegi teine hakkab rääkima, tulevad ja räägivad täpselt samu asju. See on nii huvitav. Aga kes mäletab, millest on räägitud mitmed eelmised pühapäevad? Meelevallast. Ja ma arvan, et me peame ja minge tagasi, kuulake neid üle. Sest see on üks teema, milles me peame saama nii rajatud. See, et meile on antud meelevald Jeesuse nimes ja et meid on pandud istuma sellesse meelevalla positsiooni. Kristuses Jeesuses, isa paremal käel, taevalikus olukorras. Ja jälle, see on jälle see inimlik mõtlemine, see automaatne inimlik mõtlemine. Kui me räägime sellest taevalikust olukorrast ja isa parem, siis me kogu aeg mõtleme seal. Aga kui see saab meile ilmutatud, siis see on siin. Amen. Kõrgel. Üle kõige väe ja võimu ja valitsuse ja ülemuse ja üle iga nime. Meid igat ühte on pandud istuma sinna. Me oleme seal koos Kristusega. Seal ei ole see, et isa kõrval on miljonid toolid, kus tema lapsed on istumas. Ei, ta ütleb, et me jagame seda istet. Me oleme temas. Me oleme istumas koos temaga ühel ja samal positsioonil või sellel valitseval toolil. Amen. Meid on kutsutud valitsema selles elus, siin, Kristuses Jeesuses, kuningatena. Amen. Meid on kutsutud selleks. Ja me peame saama sellest ilmutuse, et me elame selles kohas, kus me ei ole kuradi peksta ja taguda ja lükata ja tõmmata, vaid meie valitseme selles elus. Kristuses Jeesuses. Amen. Ja kurat on meie jalga all. Tal ei ole mitte mingisugust väge ega võimu kristlaste üle enam. Tal on, kui kristlane on teadmatuses. Ja kui see ei ole jõudnud südamesse kui ilmutus sellest meelevalla positsioonist, siis kristlane võib olla pekstud siia, sinna, igasugused olukorrad, jamad, haigused, mida iganes veel. Aga nagu Joosep rääkis sõnadest, me hakkame täna rääkima sõnadest. Sest et kuidas me seda valitsust nii-öelda teostame sõnade kaudu. Täpselt nagu ka Joosep tõi välja, kuidas Jumal lõi maailma. Ta ütles, eesti keeles ütleb valgus saagu. Algtekstis ta ütleb valgus ole. See on üks käsklus. Keegi, kes on valitsemas, ta räägib, me peame valitsema kui kuningad Kristuses Jeesuses. Kuningas, me oleme rääkinud sellest. Kui kuningal on vaja istutada puu, siis kuningas ei lähe kuuri alla otsima labidat, et kaevata auku. Kes arvab seda? Mida kuningas teeb? Kuningas annab käskluse. Auk olgu kaevatud. Ja seal on need, kes peaksid jooksma kuuri labida järgi. Aga mitte kuningas. Kuningas istub trooni peal. Kuningas valitseb. Ja meie oleme kutsutud valitsema selles elus. Ja see teema on ülioluline meil mõista. Sest et jälle, kui me ei saa pihta, kui see ei saa ilmutatud meile, kes me oleme Kristuses. Sest jälle kurat tahab tuua meile kogu aeg seda valealandlikkust. Kes mina olen ja mis mina saan teha ja see ja teine. See valealandlikkus. Kui tema on pannud meid valitsevasse positsiooni, siis tead seda, et see ei meeldi Jumalale. Kui meie nii-öelda oleme äpud ja laseme kuradil nii-öelda
ja sõita meist üle. Ja vahest kristlased hüüavad Jumala poole. Jumal, miks see toimus? Jumal, miks see sündis? Jumal, miks sa lasid? Aga Jumal ütleb, miks sina lasid? Miks sina lasid? Mul tuleb meelde see Norval Heisi tunnistus, kui tema tütrel olid käte peal need kasvajad. 42 kasvajad käte peal. Teismeline tüdruk. Ja opereeriti ära. Oleks pidanud olema korras. Meditsiiniliselt isegi. Nad ütlesid, et opereerime ära, siin on korras. Aga opereeriti ära, nad tulid tagasi. Ja opereeriti jälle tulid tagasi. Ja tuli rohkem. Nagu Norval Heis ütles, et nad tulid tagasi ja võtsid oma sugulased kaasa. Ja ta käis 2 aastat ja ta kogu aeg, Jumal, tee mu tütar terveks. Jumal, tee mu tütar terveks. Kogu aeg, iga päev, Jumal, tee mu tütar terveks. Jumal on armuline, kuni 1 päev. Kui ta oli lihtsalt astumas oma suures toas ja ta astus üle lävepakud, ütles, et tegi 1 sammu ja ta oli taevas. Ja Jeesus seisis tema ees. Ja Jeesus ei olnud lahke ja armsa näoga. Ta ütles, et tuli tema silmadest. Jeesus oli pahane. Tead, et Jeesus võib olla meie peale pahane. Ja Jeesus ütles talle, kui kaua sina lased nendel kasvajatel olla oma tütre käte peal. Kui kaua sina lased? See ei ole see, et lihtsalt nii öelda, kurat tuleb ja sõidab meist üle. See on see, kui meie laseme seda. See on see, kui meie ei tea oma positsiooni Kristuses. Kui meie ei mõista seda, et iga põlv peab nõtkuma Jeesuse nime ees. Iga põlv. Iga nimi on alistatud Jeesuse nime alla ja see nimi on antud mulle ja sulle. Mitte selle jaoks, et kirjutada kuskile auto taha või seina peale Jeesus. Vaat see on selleks, et valitseda. See nimi on antud selleks, et valitseda. Amen. Ja kui me ei tee seda, siis see kurvastab isa. Miks? Sest me laseme röövida endalt kõike seda head, mis meile kuulub tegelikult Kristuses Jeesuses. Nii et üks teadmatus Kristuse ihus, kristlaste elus, teadmatus Jumala sõnast ja Jumala tõdedest on üks hullem asi, mis meie elus võib olla. Sest et siis me ei liigu edasi. Midagi ei toimu meie elus, kui me oleme teadmatuses. Amen. Ja Jumal ütleb, et ma ei taha, et te oleksite teadmatuses. Jumal tahab, et me teaksime. Jumal tahab, et me mõistaksime. Jumal tahab, et need asjad oleksid meile ilmutatud. Ja need saavad meile ilmutatud, kui me ei lase seda sõna omal silmist. Amen. Ja oma südamest ja oma suust. Siis need asjad saavad meile ilmutatud. Ja me astume rohkem ja rohkem sellesse valitsevasse positsiooni. Amen. Ja me ei lase kuradil ennast nii öelda taga ajada kogu aeg. Meie ei tohiks olla põgenevas positsioonis, meie peame olema valitsevas positsioonis. Amen. Ja kui meie võtame oma valitseva positsiooni, ta ütleb, et kurat põgeneb meie juurest. Tema on see, kes peaks põgenema. Pöörame selle asja ümber, nii nagu see peab olema. Amen. Ja me peame jõudma nagu Norval Heis, nagu Jeesus ütles talle, kui kaua sina, kui kaua sa lased? Ja vahest me peame iseendaga olema niimoodi, kui kaua ma lasen sellel asjal istuda oma elus? Kui kaua? Kaua võib? Me peame küsima vahest seda iseenda käest. Kaua võib? Aitab juba. Tõmbame joone. Siit ja mitte kaugemale enam. Nüüd on kõik. Aitab. Mulle aitab. Mulle aitab. Vahest meil peab saama nii öelda kõrini mingist asjast. Et panna jalg maha.
Aga me peame mõistma, et see meelevalla positsioon, me kuulume sinna, meid on sinna pandud. Me ei pea seda otsima, ka üritama kuidagiviisi saavutada, meid on sinna pandud istuma koos Kristusega. Amen. Kui sa võtsid Jeesuse vastu, sind pandi sellesse positsiooni. Sest sina oled Kristuses ja Kristus on sinus. Ja kui Kristus on istumas isa paremal käel, siis sina oled istumas seal koos temaga. Amen. Ja see on üks positsioon kõrgel üle, kõige väe ja võimu ja valitsuse ülemuse. Mis iganes teemonid seal väljas ei ole, vahet ei ole. Tead seda, et nad on igal pool. Tead seda, et nad on isegi koguduses. Ja me peaks ütlema, mis siis? Mis siis? Sest et Jumal katab meie ette laua, kus meie vaenlaste silma all. Mis see tähendab? Nad on kohal. Nad on laua ümber. Ja mis siis? Las nad vaatavad, kuidas meie sööme. Ja naudime seda, mida Jumal on pannud sinna laua peale. Amen. Me peame üles ärkama, me peame nagu jõudma sellesse, kus me muutume nagu positiivselt rahulolematuks sellest, mis toimub meie elus. Amen. Kui me loeme piiblit ja me näeme Jumala tõotusi ja me näeme oma elu ja kui see on nagu see on nii kaugel sellest, mis Jumal räägib oma sõnas, siis me peaksime muutuma rahulolematuks. Mis toimub? Kaua võib? Kaua võib? Amen. Ja vahest me nagu laseme kuradel peksta ennast nii madalaks ja nii väikeseks. Tead seda, et Jumal elab sinu sees. Ja sa oled seespidi palju suurem, kui sa oled välispidi. Amen. Ära vaata selle peale. Inimesed, nii palju me vaatame selle peale, kes me oleme väliselt. Ma olen see, ma olen teine, ma olen liiga noor, ma olen liiga vana, ma olen liiga paks, ma olen liiga peenike, ma olen see ja teine. Vahet ei ole. Jumal elab sinu südames. Ja Jumal on suur ja Jumal on vägev ja Jumal on võimas. Jumal suudab kõike sinu sees ja sinu läbi. Kui meil on usku Jumalasse, amen, meil peab olema usku Jumalasse. Ja kui me keerame Jeremia kirja 1. peatükki. Jeremia oli siin kohas, ta oli noor poiss, tundub. Arvatavasti kuskil teismeline. Me täpselt ei tea, piibel ei ütle siin. Aga Jumal tuli ja hakkas temaga rääkima. Jeremia 1. Ja ma loen 4. salmist. Ütleb, mulle tuli Jehova sõna ja ta ütles, enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind. Enne kui sa ema üsast väljusid, pühitsesin ma sind. Ma panin sind rahvaile prohvetiks. Tead seda, et enne kui sa üldse sündisid siia maailma, Jumal tundis sind. Sa olid tema mõte, kes sai teoks. Amen. Vahest inimesed mõtlevad ja räägivad, ma olin see soovimatu laps. Mu ema ja isa tegelikult üldse ei tahtnud, et ma sünniksin siia. Ja nüüd ma tunnen ennast nii kuidagi jamasti ja alaväärsusena, sest et mind tegelikult ei tahetud. Võib-olla inimesed ei tahtnud sind, aga Jumal nägi sind ammu enne. Amen. Ja tema raamatusse on kirjutatud kõik sinu päevad, ütleb piibel. Amen. Ja kõik tema mõtted meie kohta on ainult head. Ja Jumal tuli hakkas rääkima Jeremiaga, 6. salm, aga mina ütlesin, issand Jehova, vaata, ma ei oska rääkida, sest ma olen noor. Kuid Jehova ütles mulle, ära ütle, ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan ja räägi kõike, mida mina sind käsin. Nüüd me hakkame rääkima rääkimisest, me hakkame rääkima sõnadest. Amen. Ja mida Jeremia siin ütleb? Ma ei oska rääkida. Ma ei oska rääkida. Vahest mõni kristlane ütleb, et ma usun lihtsalt vaikselt oma südames. Mis see tähendab?
kuhu me niimoodi jõuame, kui me kõik usume lihtsalt vaikselt oma südames ja me mitte midagi ei räägi. Kui Jumal oleks istunud oma troonil ja mõelnud, et tahaks luua maailma, tahaks luua inimese ja loomad ja linnud ja lihtsalt oleks mõelnud seda vaikselt oma südames. Kas sa arvad, et midagi oleks toimunud? Sest ta ütleb, et Jumala vaim hõljus vete kohal. Ja see hetk, kui Jumal avas oma suu ja ta ütles, ta andis käskluse, nüüd midagi toimus. Sa võid mõelda asju oma südames, aga nii kaua, kui sa ei ava oma suud ja ei hakka rääkima selle asja suunas, mitte midagi ei toimu. Mitte midagi ei toimu. Ja ta ütles, et ära ütle, et ma olen noor. Mine kõikjale, kuhu ma sind läken. Ja räägi. Räägi. Piibel ütleb seda, et Jumal on vaim. Ja Jumal lõi inimese ja inimene on täpselt samamoodi vaim, kellel on hinge, kes elab ihus. Ja täpselt nagu Jumal ta lõi maailma rääkides, andes käskluse. Meie peaksime valitsema selles elus Kristuses, Jeesuses rääkides. Me peaksime olema rääkivad vaimud, nagu on Jumal. Amen. Sest et me loome iseenda elu oma sõnadega. See, mis tuleb meie suust, see on see, mis loob meie elu. Sa võid isegi analüüsi teha, sest me kõik teame, mida me oleme rääkinud. Ja vahest on see, et inimeste elus halvad asjad juhtuvad ja siis nad ütlevad, ma ju ütlesin. Oled sa kuulnud seda? Ma ju ütlesin. Jaa, sellepärast see sündiski, et sa ütlesid. Sest et mitte ainult head asjad ei sünni selle läbi, et me midagi usume südames ja ütleme, vaid ka halvad asjad. Kõik asjad toimivad ühtemoodi vaimusfääris. Kuidas me saime päästetud? Me uskusime oma südames ja me ütlesime oma suuga. Ja meie vaimud said täiesti uueks tehtud. Üks suurim ime, mis üldse saab toimuda, sündis. Sellepärast, et me uskusime ja me ütlesime. Ja kõik muud asjad toimivad täpselt samamoodi. Täpselt samamoodi. Nii head kui halvad. Inimene usub midagi oma südames ja inimene ütleb. Seda on nii palju, nagu ma olen kuulnud nii palju lugusi. Keegi inimene on hakanud äkki rääkima, sest et ta on midagi uskumas oma südames. Saad sa aru, et me võime hakata uskuma kuradi valesi. Ja nüüd, kui me hakkame seda rääkima, siis me hakkame tegelikult, me neame iseenda elu. Ja ma olen kuulnud nii palju tunnistusi, kus inimene on hakanud uskuma kuradi valet ja on hakanud rääkima. Ma ei tea, ma kuidagi tunnen kohe, ma suren noorelt. Ma ei tea, miks, aga kohe siuke tunnen, ma suren noorelt, ma ei ela vanaks. Ja üllatus, mis ei ole tegelikult üllatus. Täpselt nii läheb. Täpselt nii juhtub. Miks? Sest et ta rääkis midagi olema. Sest et sõnad ei ole lihtsalt tühjad asjad. Sõnad kannavad endas väge, et luua asju. Täpselt nagu Jumala sõnad. Nad kandsid seda, see Jumala vägi, sest et Jumala vaim oli seal, et haarata sellest sõnast kinni ja luua nüüd see, mis sai öeldud. Jumala vägi. Nendes sõnades on vägi, et luua. Kas head või halba. Ja sellepärast me peame nii panema tähele, mida me räägime. Mida me räägime. Sest me saame seda, mida me räägime. Me jäime siia Jeremiasse. 8. salm ütleb, ära karda neid, sest mina olen sinuga ja päästan sind, ütleb Jehova. Ja Jehova sirutas oma käe ja puudutas mu suud. Ja Jehova ütles mulle, vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu.
See on siin nüüd üks kõige olulisem asi. Meil peaks olema Jumala sõnad meie suus. Siis meie elu hakkab tootma kõike seda, mis Jumal on meie kohta rääkinud. Amen. Jumala sõnad olgu meie suus. Vaata, ma panen siin täna rahvaste ja kuningriikide üle. Jumal on teinud meid kuningaiks ja preestreiks. Amen. Mis see tähendab? Meil on ülesanne. Meil on üks amet. Kuningas ja preester. Ja mis ta ütleb? Ma olen pannud sind mille üle? Rahvaste ja kuningriikide üle. Meie elu ei tohiks ainult keerelda meie enda ümber. Jumal on kutsunud meid millekski väga suureks. Rahvad ja kuningriigid. Tead seda, et Kristuse ihu peaks olema valitsemas Kristuses Jeesuses sellisel moel, et kui Jumal annab meile oma sõnad suhu ja me räägime need asjad välja, see muudab riike ja rahvaid. Amen. Meil peab olema usku nendesse Jumala sõnadesse, mida tema meile annab. Sest et nendes sõnades on loov vägi. Sellepärast on ohtlik harjutada ennast sellist asja, ma lihtsalt ütlesin. Ma niisama räägin. Ma niisama. Ära harjuta sükest asja. Sest et sõnades on vägi, et luua midagi. Amen. Me räägime kas õnnistust või needust. Seal ei ole enam mingit muud vahepealset asja. Vaata, ma panen sind täna rahvaste ja kuningriikide üle kitkuma ja rebima, hävitama ja purustama, ehitama ja istutama. Nüüd, kas ta kutsus Jeremiat, et ta läheks kõrval kuningriiki ja võtaks suure selle kuvalda kätte ja hakkaks lammutama? Või mis iganes veel, kitkuma ja rebima? Ei, millest ta räägib? Kuidas ta kitkub ja rebib ja hävitab ja purustab ja ehitab ja istutab? Kuidas? Sõnadega. Sõnadega, mida Jumal pani tema suhu. Amen. Me saame rebida, hävitada ja purustada kuradi tegusid sõnadega, mis Jumal paneb meie suhu. Enda elus ja teiste inimeste üle ka, kui nad annavad selleks loa ja tahavad. Sõnaga teeb seda. Ja kui me vaatame 2. Moosese raamatusse ja 4. peatüki, siis me näeme siin veel ühte meest, keda Jumal kutsus. Ja kes arvavad, kui meie räägime kas prohvet Jeremiast, meie räägime Moosesest, et me räägime omast arust nagu väga suurtest ja võimsatest Jumala meestest. On ju? Aga kui me vaatame 2. Moosese 4 ja me teame, et siin Jumal tuli ja rääkis Moosesega ja tahtis ta saata siis Egiptusesse oma rahvast vabastama. Ja 10. salmis ütleb, et aga Mooses ütles Jehovale, issand, mina ei ole sõnakas mees, ei varemast ajast ega ka mitte sellest peale, kui sa oma sulasega oled rääkinud, sest mul on raskevõitu suu ja raskevõitu keel. Vabanda mind, Jumal. Nagu Jeremia, ma ei oska rääkida, sest ma olen noor. Tead seda, et Jumal ei võta vastu selliseid vabandusi? Jumalale absoluutselt ei lähe korda. Kas me oskame, kas me ei oska, kas me mõtleme, et me saame hakkama või me ei saa hakkama. Talle absoluutselt ei lähe see korda. Miks? Sest kui sa vaatad edasi, mis ta ütleb? Jehova ütles temale, kes on teinud inimesele suu? Või kes teeb keeletuma, kurdi, nägija või pimeda? Kas mitte mina, Jehova?
Ja nüüd mine ja mina olen abiks sinu suule ja õpetan sind, mida sa pead rääkima. Ja siis, ja ta ütles, Mooses siis ütleb, oh issand, läkita keda läkitad, ainult mitte mind. Ja 14 salm ütleb, siis Jehova viha süttis põlema Moosese vastu. Sa näed, Jumal vihastas Moosese peale. Miks? Sest et ta kogu aeg tahtis kõrvale laveerida sellest, milleks Jumal teda kutsus. Ja Jumal ütles, et appikene, sa ei pea mõtlema selle peale, mida öelda või kuidas öelda. Mina olen sinule abiks. Mina annan sulle sõnad suhu. Amen. Ja Jumal on tõotanud seda sama meile ka. Ta ütleb isegi, Jeesus räägib, et kui sa seisad isegi kohtukojas, kui sa seisad kohtu ees, ta ütleb, et ära muretse, mida öelda. Mina annan sulle, mida öelda. Amen. Ja ka kui siin inimesed käivad, on ju meil ka evangeeliumi kuulutamas, see on täpselt samamoodi. Sa võib-olla mõtled appi, mida ma ütlen, mida ma räägin. Ja Jumal ütleb, ära muretse, mis sa ütled, ära muretse, mis sa räägid. Mina annan sulle, mida öelda. Amen. Ja need on just need õiged sõnad ja just need õiged asjad, mida sellel inimesel on vaja kuulda. Nii et Jumal ei võta vastu meie vabandusi. Sest et tema paneb oma sõnad meie suhu, kui me laseme seda panna. Tead seda, et kõik asjad on meie enda otsuse taga. See, kas Jumal saab olla vägev meie elus või mitte, see sõltub sellest, kas meie laseme või ei lase. Amen. Jumal tahab teha kõiki terveks, tead seda, me oleme seda kuulutanud aastakümneid. Kõiki, miks kõik ei saa terveks? Sest et kõik isegi ei pöördu tema poole, et saada abi. Mulle meeldib see lugu Piiblis, kus kuningas Hiskia jäi haigeks. Ja Jumal saatis oma prohveti tema juurde ja ütles, et pane oma asjad korda, sest et sa sured. Ja võib tunduda, et appikene Jumal nüüd kuulutas tema üle, nüüd on kõik. Nüüd on kõik. Nüüd on minek. Nüüd enam mitte midagi teha ei ole. Ja ta ütleb, et kui prohvet Jesaja läks välja tema toast, siis Hiskia pööras oma näo seina poole ja nuttis ja parandas meelt. Tõsiselt parandas meelt Jumala ees. Ja Piibel ütleb, et prohvet ei jõudnud isegi nii-öelda kuninga hoovist isegi veel välja, kui Jumala sõna tuli talle uuesti ja ütles, et mine tagasi. Sest et ta on parandanud meelt, ta on nutnud minu ees. Ja ütle, et ma annan talle veel 15 aastat. Ja pärast, kui sa loed Jesaja kirjas seda sama lugu, kui Hiskia sai terveks, Jumal tervendas ta. Ja ta oli nii rõõmus, loomulikult, kes ei ole. Ja ta hakkas Jumalat tänama ja kiitma. Ja selle kiituse sees ta ütleb siukse lause. Jumal oli valmis mind tervendama. Mis see tähendab? Jumal ei tulnud Hiskiale nii-öelda kuulutama tema elu lõppu. Vaid Jumal ütles talle seda, et kui sa lähed seda sama teed, kus sa oled läinud ja kui sa ei paranda meelt, siis sa sured. Aga ta ütleb, et Jumal oli valmis mind tervendama. See tähendab seda, et Jumala jaoks oli vaja ainult seda, et Hiskia parandaks meelt ja pöörduks tema poole. Ja Jumal tuli kohe ja tegi ta terveks. Tal ei ole palju vaja. Tal on lihtsalt see, et meie paneme talle ploki ette. Kas oma rumalusega, oma teadmatusega, isegi oma uhkusega vahest. Amen. Aga Jumal on alati valmis meid tervendama, meid aitama, meile tarkust andma, meile juhatust andma. Aga meie peaks olema tema jaoks saadaval nii-öelda. Meie kõrvad peaks olema lahti tema jaoks. Meie süda peaks olema avatud tema jaoks. Tema tahab. Nii et see ei ole kunagi Jumala taga. Miski ei ole kunagi Jumala taga. Mitte miski. Kõik on alati meie taga. Kui midagi läheb meie elus viltu, siis esimene asi me peaks küsima, isa, kus mina olen mööda pannud?
kus mina olen teinud vea, milles mul oleks vaja parandada meelt, et nüüd tulla sellest jamast välja, kuhu ma olen ise ennast pannud. Sest et Jumal kunagi ei juhi meid jamadesse. Me ise oleme selles süüdi. Aga Jumal lõi maailma oma sõnadega. Ta kuulutas asju välja ja kujutad ette, ja Jumal on loonud meid oma näo sarnaseks. Ta on pannud meid samasse positsiooni, ta on pannud meie suhu ka need samad sõnad, mis loovad meie maailma, meie elu. Kõike, mis on meie ümber. Ja kujutad ette, kui sa mõtled, kui Jumal lõi maailma ja mida iganes Jumal räägib, sa võid lugeda terve läbi Vana Testamendi, kus ta rääkis aastatuhandeid ette Jeesuse sündi ja Jeesuse kannatusi ja kõike seda, millest Jeesus läbi läks. Ta rääkis sellest tuhandeid ja tuhandeid aastaid enne. Siis sa mõtled, iga sõna, mis Jumal räägib, see tuleb täide. Iga sõna. Ta ütleb, et ta räägib algusest lõppu. Amen. Ta võib rääkida esimese Moosese esimeses peatükis, ilmutuse raamatu viimast peatükki. Miks? Sest ta teab kõike. Ja kõik, mida Jumal ütleb, see sünnib. Isegi kui seal vahepeal on aastatuhanded ja aastatuhanded ja põlvkondade otsa, siis ikkagi iga sõna, mis Jumal on rääkinud, see läheb täide. Ja mõtle, kui meie nüüd võtaks selle sama, sest et see on tegelikult täpselt see sama. Kui me annaks endale aru, et iga asi, mida ma usun oma südames ja mida ma räägin oma suuga, sünnib. Siis kuidas me hakkaksime tähele panema seda, mida me räägime? Amen. Sest jälle, Joosep luges, me ei lähe sinna enam. Surm ja elu on meie keele võimuses. Ja kes armastab selle vilja ja kes armastab seda, see saab süüa selle vilja. Surm ja elu. Amen. Jumal kogu aeg, ta ütleb, ma panen sinu ette. Elu ja surma, õnnistuse, needu. Sina valid. Jumal ei vali seda. Jumal ei vali seda, kus me lõpetame oma elu. Amen. Jumala valik ei ole see, kui inimene lõpetab põrgus. Jumala valik ei ole see, kui keegi lahkub siit maa pealt sellepärast, et on jäänud mingisse haigusesse. Jumala valik ei ole see, kui keegi sureb kuskil 3. riigi maal lihtsalt nälga ja lahkub siit maalt. See ei ole, et Jumal oli plaaninud seda tema jaoks. Mitte kunagi. Amen. Aga mida meie räägime oma elu kohta. Ja kui me hakkame aru saama, kui me hakkame endale aru andma, et iga asi tegelikult, mis tuleb mu suust, see mõjutab minu elu. Sõnad on nii olulised. Mul tuleb meelde üks lugu, mis Nancy Dufresne rääkis. Tal on see kirjas ühes raamatus ka, kus üks naisterahvas, ta hakkas rääkima, mitte et ta ei hakanud, ta tegi seda juba aastaid oma koguduses. Ta lihtsalt rääkis kogu aeg taga oma koguduse liikmeid ja ta rääkis halba oma kogudusest ja oma juhtidest. Ja see oli tema harjumus, ütleme nii. Tead seda, et mõnel inimesel on harjumus rääkida kogu aeg negatiivset kellestki. Ja ta tegi seda aastaid. Ja lõpuks ta jõudis kohta, et ta lavastati vähk. Ja ta oli suremas haiglas ja ta kutsus Piibel ütleb, kutsu oma koguduse vanemad, et nad võiaksid sind õliga, et nad palvetaksid, et sa saaksid terveks. Ja ta kutsus oma koguduse vanemad ja nad läksid sinna ja nad olid valmis palvetama. Ja siis pastor ütles talle, enne kui nad hakkasid palvetama, ütles, et õde, et enne kui me palvetame, katsu oma süda läbi. Ja kui seal on midagi, millest sul oleks vaja meelt parandada, siis tee seda. Ja see naine võttis aega natukene Jumala ees. Ja tänu Jumalale, Jumal on nii helde ja hea.
et sealt samas Jumal hetkega ilmutas talle, et ta nägi lihtsalt oma südamest, ta sai äkki aru. Ta nägi, et ta nägi nagu piltlikult just seda, et ta oli aastaid külvanud vähki Kristuse ihusse oma sõnadega. Ja nüüd ta lõikas seda oma ihus. Kui kriitilised on meie sõnad. Amen. Sest mida iganes inimene külvab, seda ta lõikab. Kui me külvame negatiivseid asju teiste suhtes, siis me ei saa oodata häid ja positiivseid asju enda elus. Amen. See lihtsalt ei toimi nii. Vaimsed seadused on seadused. Täpselt nagu selles füüsilises maailmas meil on seadused. Amen. Kui sa teed akna lahti, hüppad siit alla, siis üles sa ei lähe. Siia katusele sa ei jõua. Amen, sa oled seal all. Miks? Sest et see on seadus. Ja vaimsed seadused on täpselt samamoodi seadused. Kui meie külvame midagi, mis ei ole hea, siis me ei lõika head. Kui me külvame head, kui me külvame armastust, kui me külvame pikameelsust ja kannatlikkust ja kõike, kes Jumal on, siis me lõikame head. Amen. Aga meie sõnad on ülimalt kriitilised, sest et meie sõnadest sõltub see, kus suunda meie elu läheb. Meie sõnad loovad meie elu. Nii et selles mõttes, kus iganes inimene jõuab oma eluga, ta ei saa mitte kedagi süüdistada. Sa tead, kui palju on inimesi meie ümber, kes süüdistavad kõiki ja kõike selles, kus nad on oma eluga. Ja ainuke asi, mida nad ei oska teha, on näidata näpuga enda poole ja küsida, et aga mida mina olen teinud, et ma olen siia jõudnud. Sest see oleks ainuke õige asi küsida. Sest et meie ise, mitte keegi teine, mitte kellegi teised sõnad ei mõjuta meie elu, vaid need sõnad, mida meie räägime. Amen. Nii et me ei saa isegi öelda, et ta kogu aeg on rääkinud minu kohta seda ja teist ja kolmat. Ei, siis ta ütleb, et ära teenimata needus ei lähe täide. Kristlase elus ei lähe. Teised inimesed võivad su kohta rääkida mida iganes. Ja see on nagu hane selga vesi, sest et see lihtsalt ei jää sinu külge. See on Jumala tõotus sulle. Aga kui me ise räägime halba teiste kohta, kritiseerime, räägime halba, see tuleb bumerangina meile endale tagasi. Amen. Meie sõnad, mida me räägime, loovad meie elu. Lähme keerame sinna samasse, kus Joosep ka oli, Markuse 11. Sest ilma selleta lihtsalt ei saa. Markuse 11. Ja jälle me peame mõistma, milline tohutu vägi on Jumala sõnades. Sest see sama kirjakoht, see Markuse 11. peatükis ja salmid 23, 24, et 2 salmi tõstsid üles surivoodilt 16-aastase noore poisi, kes oli suremas, Kenneth Hagin, kus tal oli mingi hetk, kus tal oli 16-aastase poisina, tal oli päevas, iga päev 4-5 südameatakki. Sa mõtled, pikene, kuidas üldse sükest asjast nagu välja tulla? Kus ta sõna otseses mõttes suri ja ta oli teel põrgusse. Ja kus Jumal lihtsalt kiskus ta poole tee pealt jälle ülesse, ihusse tagasi. Jumal on nii armuline. Jumal näitas talle seda ühte kirja kohta, kui me hakkame uskuma Jumala sõna väesse. Me võime tulla välja igast olukorrast, absoluutselt igast olukorrast. Jumala sõnad on täis
Jumala väge. Iga sõna selles raamatus võib muuta sinu elu ja see ei ole mingi ilus klišee, vaid see on tõde. Kui me haarame kinni Jumala sõnast usuga, paneme selle oma südamesse, räägime seda, mõtleme selle peale, see hakkab muutma olukordi, eluasju, meie mõtlemist, meie ihu. Tead seda, et ta ütleb, sa ei pea keerama. Väga tuntud, jälle me kõik teame seda, peaks peast teadma, õpetussõnade 4. Mu poeg, pane tähele, minu sõnu. Pööra oma kõrv minu kõnede poole. Tead seda, et meie ümber võib olla väga palju hääli. Inimesed võivad rääkida igasuguseid asju, olukorrad võivad rääkida igasuguseid asju, aga Jumal ütleb, et pööra oma kõrv minu kõnede poole. Ära pööra oma kõrva nende olukordade poole, ära pööra oma kõrva nende inimeste juttude poole, ära pööra, ära pane neid tähele. Sest et ainus asi, mis toob meile lahendust, on Jumala sõna. Sest selles on see vägi, et tõmmata meid välja, mis iganes olukorras me ei peaks olema. Jumala sõna. Pööra oma kõrv, ära kaota neid enesel silmist Jumala sõna. Hoia need oma südames. Hoia Jumala sõna oma südames. Hoia nagu ühte kõige kallimat varandust, sest see on. Amen. Sest need on eluks sellele, kes need leiab. Kes need leiab? See, kes paneb tähele Jumala sõna. See, kellele läheb Jumala sõna korda, see, kes kuulab seda, see, kes loeb seda, see, kes mõtleb sellele. Amen. See sõna on sulle eluks ja terviseks kogu tema ihule. Saad sa aru, et kui sa lihtsalt võtad piiblis ühe kirjakoha ja kui sa hakkad selle peale mõtlema ja seda rääkima ja see on su südames ja see on su mõtetes ja see on su suus. Ja kui see lõpuks saab sulle ilmutatud, siis see sõna teeb su terve ihu terveks. Sul ei ole vaja, et keegi paneb isegi käsi su peale. Sul ei ole vaja mingisuguseid suuri ja vägevaid jutlustajaid. Tead seda, et jutlustaja ei tee sind terveks nagu nii. Jumal on see, kes on meie tervendaja. Sulle võib panna 1000 jutlustajat käsi peale, mitte midagi ei toimu, kui sina ei võta usus vastu Jumala käest. Sest et jutlustaja käsi ei tee sind terveks. Jumala vägi, mis voolab tema läbi, võib teha su terveks, kui sa seda usus vastu võtad. Amen. Kui me usume Jumala sõna, see üks sõna võib täielikult muuta meie elu. Teha terveks kogu meie ihu. Kogu meie ihu. Kogu meie, saad sa, ma tahan, et see jõuaks sulle kohale. Kogu sinu ihu saab terveks, kui sina võtad Jumala sõna ja pöörad sellele tähelepanu ja usud seda. Kogu sinu ihu. Kogu sinu ihu. Kogu sinu ihu. Ja me kõik vananeme ja me kõik lahkume ühel päeval siin maa peal. Aga Jumala tahe on seda, et me ei lahku liiga vara ja Jumala tahe on see, et me ei lahku haiguste pärast. Amen. Ja see on koht ka, kus me peame jala maha lööma ja ütlema ei. Sest et Jumal ütleb, et pika eaga ta täidab mind ja tema näitab mulle oma päästet. Tema näitab, kui mina haaran temast kinni, kui mina hoian tema sõnast kinni, tema teeb mu terveks ja tema näitab mulle oma päästet. Ja ma elan pika ea siin maa peal. Ja mitte üks haigusega tõbi ei võta mind rajalt maha. See on meie otsus. See on sinu ja minu otsus. Aga jälle, kui me laseme asjadel olla, siis nad on. Siis nad on. Sest et Jumal on andnud meile selle valitseva positsiooni Kristuses Jeesus. Ja kui meie ei teosta seda valitsust oma elus, siis tead seda, et Jumal seda ka ei tee. Sest Jumal ei tee neid asju, mida ta on andnud meie kätte.
mida ta on öelnud, et sina pead tegema. Ta ütles, et sina seisa vastu kuradile ja ta põgeneb sinu juurest. Jumal ei seisa kuradile vastu sinu eest. Ja inimesed võivad nagu Norval Hayes, jälle, me võime olla teadmatuses, kus ta palus kogu aeg, Jumal tee mu tütar terveks, Jumal tee mu tütar terveks. Miks ta tütar ei saanud terveks? Sest et Jumal ei tee seda, mida ta on andnud meie kätte. Amen. Ja Jeesus isiklikult pidi talle ilmuma ja ütlema, kaua sa lased? Kaua sa lased? Ja ma ei rääkinud seda lugu lõpuni. Ta ütles, et nüüd, kui sa lähed maa peale tagasi, mine ja pane oma käed tütre peale ja käsi kuradil lahkuda. Tema pidi võtma meelevalla. Ja ta tegi seda ja tütar sai terveks, mitte kohe. 40 päeva läks, kus ta oli kiitmas ja tänamas Jumalat, sest ta uskus. Sest Jeesus ütles ka, et kui sa sõitled kuradid ja sa ei kahtle oma südames, siis see tervenemine tuleb. See on see meie osa alati, mis meie peame tegema. Amen. Me peame uskuma ja me ei tohi kahelda. Milles? Jumala sõnas, mida tema on meile öelnud. Jumala sõna on see raudkindel kalju. Kui me ehitame selle peale, siis me jääme püsima. Amen. Ja me olemegi need võitjad. ja tulevad tuuled ja tulevad tormid ja vahest nad peksavad vastu seda maja, vastu meid. Aga nii kaua, kui me hoiame kinni Jumala sõnast, me oleme võitmatud. Miks? Sest et Jumal on meiega. Jumal elab meie sees. Jumala sõna on meie südames ja meie suus ja meie mõtetes. Ja mitte üks kurat ei saa meid raja pealt maha võtta. Amen. Ja ma ei ropenda. Meie pääste, sest me teame kõik, me oleme kuulnud seda jälle. Meie pääste, mis sisaldab tervist, täielikku varustust, täielikku rahu ja rõõmu. Kõik need õnnistused, mis meile kuuluvad Kristus, need on selles pääste paketis sees. Ja tead, et meie pääste, tänapäeval seda nüüd on seda hea rääkida, sest et meil on need asjad olemas. Kes on kas näinud või vähemalt kuulnud, et sa võid tulla tuppa, meil on see, et me peame lülitit klõpsutama, kui me tahame tuled panna põlema või. Aga tead seda, et sa võid tulla tuppa ja on juba süsteemid, on ju, sa ütled, et ma ei teagi, mis sa pead ütlema, et tuli mine põlema või? Tuli mine põlema ja lambid lähevad põlema. Tuli kustu ja lambid kustuvad. Mis see on? See on häälega, sa aktiviseerid midagi. Tead seda, et meie pääste on ka aktiviseeritud häälega. See, mida me ütleme. Amen. Me ei jõudnudki seda lugeda. Me saame seda, mida me ütleme. Amen. Loeme Markuse 11:23. Loeme 22. Ja Jeesus vastas ja ütles neile, olgu teil usku Jumalasse. Jälle, see on üks ülioluline asi meil mõista, sest et nii paljud panevad siin mööda. Sest et kristlased, me kuuleme seda õpetust. Mida sa ütled, seda sa saad. Ja nüüd kus on see viga? Viga on see, et me paneme oma usu sellesse ütlemisse. Aga mis Jeesus ütleb? Olgu teil usku Jumalasse. Amen. Olgu teil usku Jumalasse. Sest et jälle, sina isiklikult ei tee midagi. Jumala vägi on see, mis loob asju. Ja meil peab ikkagi olema usk Jumalasse, mitte mingisugusesse meetodisse. Vahest kristlased me õpime need meetodid selgeks ja siis me oleme nagu, miks midagi ei toimu, miks midagi ei juhtu. Ma ju tõmbasin seda kangi ja ma ju vajutasin selle nupu, mis mulle öeldi. Aga miks midagi ei toimu?
Sest meil peab olema usk Jumalasse. Selle kõige keskel. Amen. Et mis Jumal on mulle öelnud, see toimib. Ja ta ütleb, et tõesti ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi oma südames. See on nii oluline, et me ei lase sellel kahtlusel tulla oma südamesse, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. Sellepärast ma ütlen teile, kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate või ütleb ka õieti inglise keeles, et te olete selle saanud, siis see saab teile. Nüüd, selles kirjakohas ei ole ühtegi korda mainitud kuradit. Ja ei ole mainitud ka Jumalat. Ta ütleb, et olgu me teil usku Jumalasse, aga Jumal ei ole nagu siin see käivitaja. Mida ta mainib? Ta mainib seda, mida sina ütled ja mida sina usud. Jälle, me saame päästetud, kui me uskusime oma südames ja me ütlesime oma suuga. Kõik muud asjad meie kristlikus elus toimivad täpselt samamoodi. Me näeme Jumala sõna, me usume seda. Saad aru, et me lihtsalt ei hakka lambist midagi ütlema. Ei, me peame ütlema seda, mida Jumal, nagu Jumal ütles Jeremiel, ma panen sulle oma sõnad sinu suhu. Me peame võtma Jumala sõnad ja neid rääkima. Amen. Kui me näeme Jumala sõna, me võtame selle Jumala sõna ja nüüd me usume seda ja nüüd me paneme selle oma suhu. Nüüd me võime absoluutselt raudkindlalt uskuda seda, et see sünnib. See, mida ma ütlesin, see sünnib. Ja kui kaua see aega võtab, ei ole vahet. Nagu Jumal, ta ütles midagi algusest ja see võtab aastatuhandeid enne, kui see tuleb võib-olla täide. Tänu Jumalale need asjad ei pea võtma aastatuhandeid, sest et meid enam muidu siin ei oleks. Aga meil saab olla usku Jumalasse, et see, mida tema mulle on öelnud ja kui mina nüüd panen selle oma suhu ja usun seda oma südames, see sünnib. See sünnib, see on raudkindel, seal ei ole muud varianti. See ongi see, et me ei kahtle oma südames, me ei lase kahtlusel tulla. Sest et tema on see kindel kalju. Ta ei muutu. Ta ütleb, et ta ei muutu. Jeesus on see sama, eile ja täna ja igavesti. Tema ei muutu. Jeesus on see sõna. Tema ei muutu. Ja kui me usume sellesse sõnasse ja kui me paneme selle sõna oma suhu ja me usume, et see, mida ma nüüd ütlen, sest et Jumal ütles seda, nüüd mina ütlen seda usus ja ma usun, et see sünnib. Ja sa võid olla 120% kindel, et see sünnib. Ja nii imed toimuvad. Amen. Meie sõnad. Mida me räägime? 1. Korintuse kiri. Vaatame mõne kirjakoha ka. 1. Korintuse 4. Mul on vale kirjakoht. Vau, ma mõtlesin, et ainult pastor Jaanusega juhtub see. See ongi see, et vot, nüüd juhtub endale. Vaatan kohe äkki see on teise Korintuse kirja 4. 2. Korintuse 4 ja Salm 13 ütleb nii. Aga et meil on see sama usu vaim, seda mööda nagu on kirjutatud. Ma usun ja sellepärast ma räägin. Siis meiegi usume ja sellepärast me ka räägime. Amen. See, mida me oma südames usume ja nüüd, kui me seda räägime, siis see sünnib. See sünnib. Sest et Jumal ütles nii.
Ja kui me selles ei kahtle, siis see absoluutselt sünnib. Amen. Ja me ei pea ringi jooksma enam ja otsima, kes minu eest palvetaks, kes paneks mulle käed peale, kes mind aitaks, kes mind seda, teist ja kolmandat. Ei, sest nüüd me võtame Jumala sõna ja me usume seda ja me räägime seda ja me teame, me oleme veendunud, et see sünnib. Ja see sünnib. Amen. Jumal ütles Keith Moore'ile kunagi seoses sõnadega just. Kui sa oled rohkem valiv just selles, mida sa räägid, siis sa oled efektiivsem. Amen. Alati, mis jälle, mida ütles Jeesus? Jeesus on alati kõiges meie eeskuju. Jeesus ütles, et ma ei räägi midagi muud kui ainult seda, mida ma kuulen isa rääkivat. Mis see tähendab? Ta oli väga valiv selle suhtes, mida ta rääkis. Ta ei lubanud endale lihtsalt rääkida asju lähtuvalt oma emotsioonidest või oma hetke situatsioonist. Ta ei lubanud seda endale. Ta alati vaatas oma südamesse, mida isa ütleb. Amen. Ja kui ta sai Jumala käest selle sõna, sest see sõna saab olla sõna, mida sa näed piiblis, või sõna, mida ta annab sulle sinu südamesse väga spetsiifilise olukorra jaoks. Ja kui sa oled saanud sõna Jumala käest ja sa nüüd ütled seda ja sa tegutsed selle põhjal, nüüd on lahendus olemas. Kui me oleme valivad oma sõnades, siis mida valivamad me oleme, seda efektiivsemad me oleme. Seda rohkem meie elud kannavad vilja. Sest nüüd see ei ole enam nagu mingisugune, keegi inimene läheb lasketiiru esimest korda, ta ei ole kunagi seal käinud. Ja ta alles õpib. Ja ta võib seal täristada lihtsalt, ja siis, oi tore, kuule, 2 kuuli läks pihta 25. Hea saavutus esimese korra kohta. Aga me peaksime minema efektiivsemaks. Amen. Et meie palved ei ole see, et meil on terve rida palveid, mis me palume Jumala ees ja tore, kui paar tükki läheb nii öelda täppi, et tuleb vastus. Ei, Jumala tahe on see, et iga palve, mis me palume, kannab vilja. Iga palve. Ja see tähendabki seda, et me peame olema valivamad, me peame ootama Jumala käest, kui me saame Jumala käest selle sõna oma olukorra kohta. Nüüd me ei pea isegi paluma, sest jälle Jumal tegelikult ta isegi ei oota, et me kogu aeg käiks ja paluks tema käest asju. Miks? Sest et ta on kõik meile juba andnud. Aga ta annab meile sõna, mida me peame välja kuulutama tihti, et seda olukorda muuta. Või mingisugust vajadust, sul on mingi vajadus, ütleme finantslik vajadus, täpselt nagu algus Joosep ka rääkis. Ta on andnud inglid meile appi. Ja nagu Kenneth Hagin ta õpetas, me seome kuradi ja me ütleme inglite minge ja tooge see raha sisse. Mis see on? Sa annad käskluse. Sa ei palveta. Amen. Kui me saame pihta oma meelevallale, kui me saame pihta nendele asjadele, mis meie kätte on usaldatud, siis meie palveelu muutub väga palju. Me nii öelda ei palu enam oma mingisuguste olukordade või vajaduste eest. Meil on aega palju rohkem paluda teiste inimeste asjade eest või isegi globaalsemate asjade eest. Aga kui meil on midagi vaja, Jumal annab meile sõna ja me lihtsalt kuulutame asja välja ja asi toimib. Miks? Sest me oleme meelevalla positsioonis. Amen. Kuningatena valitsemas. Sina istud seal trooni peal koos Kristusega. Ja kui Jumal annab sinule sõna suhu, siis sa peaks seda julgelt välja kuulutama ilma kahtlemata ja usaldama, et selles sõnas on kogu see vägi, et tuua ja luua, mis iganes oleks vaja. Selles sõnas.
Sest et see on sõna, mida Jumal on sulle andnud. Amen. Me ei saa, sellepärast me ei saa kopeerida kedagi teist. Sest see sõna peab olema elav. See, mida Jumal on andnud ühele teisele ja sa mõtled, okei, ta ütles nii ja näe, tulemus tuli, ma ütlen ka nii. Ja siis ma saan ka oma tulemuse. Ei, me ei saa seda teha. Miks? Sest et Jumal ei ole sulle seda öelnud. Amen. See oli nagu, kui Mooses tõi Iisraeli rahva välja Egiptusest. Ja nad jõudsid sinna Punase mere äärde. Egiptlaste sõjavägi oli selja taga, kaljud olid ühel pool, meri oli teisel pool. No kuhu sa lähed? Nutsid seal. Jumal ütles Moosesele, mis sa nutad? Tõsta oma käsi. Jälle, Jumal annab sulle sõna. Amen. Kas midagi välja kuulutada või midagi teha? Ja nüüd, kui me usus sellele reageerime, siis tuleb see ime. Amen. Nüüd Jumal ütles neile, et Moosesele tõsta see oma kepp, ja meri läks kaheks ja nad läksid sealt läbi kuiva maad pidi. Nüüd Jumal ja Piibel ütleb seda, et egiptlased proovisid teha seda sama. Aga mis juhtus? Nad uppusid. Miks? Sest Jumal ei öelnud seda neile. Amen. Jumal ütles neile, laske minu rahvas minna. See oli ainus sõna, mille peal nemad oleks pidanud nii-öelda tegutsema ja laskma Jumala rahval minna. Nii et me ei saa nii-öelda nagu laenata teiste inimeste sõna, mis Jumal on neile andnud. Me peame ise saama Jumala käest sõna. Ja kui me oleme saanud Jumala käest sõna, see on raudkindel. See on absoluutselt raudkindel. Amen. See ei muutu, see ei kõigu, see ei vaju alt ära. See on raudkindel. Amen. See püsib. Absoluutselt püsib. Hakkame lõpetama ka. Sõnad. Ja jälle, miks me jälle räägime sellest? Me oleme rääkinud sellest. Kes teab, et me oleme rääkinud nendest asjadest? Ja me jälle räägime sellest. Miks? Sest et me ei ole jõudnud veel kohale. Sest et kui me kuulame kas oma sõnu või me kuulame, mida keegi teine räägib, siis me saame aru, et me peame sellest jälle kuulma. Sest et meie sõnad ikkagi, nad ei taba seda märki veel. Amen. Seal on ikka liiga palju nii-öelda suvalisi asju, mis tuleb meie suust. Mis ei peaks tulema. Sest et Jumal tahab, et me oleksime hästi efektiivsed tegelikult. Ja kui me räägime näiteks isegi tervenemisest, me oleme seda jälle enne ka rääkinud, aga ma tuletan meelde, täpselt see, nagu me ei tohi olla liigutatud oma tunnetest ja emotsioonidest, siis tervenemine ei ole tunne. Tervenemine ei ole tunne. See ei ole see, et ma tunnen, et nüüd ma sain, et ma tunnen, et see valu läks ära või ma tunnen, et mul on parem, et nüüd ma olen saanud terveks. Tervenemine ei ole tunne. Amen. Tervenemine on tegelikult osa sinu päästepaketist. See on sulle juba antud. Amen. Aga jälle, mis siis teha, kui on sümptomid? Saa Jumala sõna ja räägi seda sõna nendele sümptomitele. Amen. Kõik selles maailmas peab alistuma Jumala sõnale. Amen. Meil on vaja sõna ja meil on vaja seda rääkida. Ja asjad muutuvad meie elus. See on vägev, mis Jumal on andnud meie kätte. See on nii vägev. Ma nagu, kui nagu räägid ja mõtled, siis on kibeleb juba sellest, et saaks kohe mingi olukorra kallale minna, saaks sõna ja hakkaks kuulutama. Ja nii see toimib. Me peame võtma selle meelevalla positsiooni.
mis meile on antud. Me peame istuma selle pingi peale nii-öelda või selle trooni peale koos Kristusega, kus me oleme ja hakkama valitsema oma elus. Hakkama valitsema. Amen. Meie peaksime valitsema. Üks asi, mis mulle meeldis ka, mis Nancy Dufresne ütles. Tal oli ükskord endal, tal oli mingisugused haiguse rünnakud ja tal olid sümptomid tema ihus. Ja Jumal tuli ja küsis tema käest ühe huvitava küsimuse. Ta küsis, et kas sa tead, kuidas ma sind aitan? Ja see laieneb igale olukorrale. Kas sa tead, kuidas ma sind aitan? Ja Nancy Dufresne ütles, et tahaks teada. Ja ta ütles, et ma aitan sind nii, et ma panen oma sõna sinu suhu. See ongi see, kuidas tema meid aitab. Vahest me ootame Jumala taga, me ootame, et Jumal tule ja liiguta maad ja merd ja tule ja muuda see olukord. Aga Jumal aitab meid sellega, et ta annab meile oma sõna. Amen. Ja nüüd, sest et jälle, mida Piibel ütleb? Jumal teostab või ta viib ellu oma sõna. Amen. Tema viib ellu oma sõna. Kui meie räägime oma vajadusest, kui meie räägime nendest sümptomitest, mis meie ihus on, Jumal ei saa mitte midagi teostada. Amen. Mida ta teeb? Jumal ei teosta sinu haigust. Jumal ei teosta meie vajadusi, ta teostab oma sõna. Ja ta annab meile oma sõna ja kui meie võtame tema sõna ja nüüd paneme selle oma suhu ja kuulutame seda, nüüd tema teostab oma sõna ja see lahendus tuleb. Amen. Nii et paneme selle sõna, mis Jumal meile annab, paneme selle nii-öelda sellele vajadusele pähe. Ärme räägi oma vajadustest, ärme räägi nendest sümptomitest või asjadest, mis meil toimub. Räägime tema sõna. Amen. Ja see toob lahenduse. Iga kord ja igas olukorras. Sa võid olla see Jumala garantii pitser on selle all. Ja ta ei valeta. Jumal kunagi ei valeta. Täpselt samamoodi nagu meie õiged sõnad. Me rääkisime seda, et meie sõnad võivad mõjutada ja luua meie elu kas positiivses mõttes või negatiivses mõttes. See tähendabki seda, et õiged sõnad, need sõnad, mis me oleme Jumala käest saanud, Jumala sõna avab Jumalale ukse, et tegutseda meie elus. Kui me räägime mis iganes, mis ei lähe kokku Jumala sõnaga, mis on väljaspool Jumala sõna, siis me sulgeme ukse Jumalale, ta ei saa tegutseda. Amen. Nii et vaata, kui sa oled mingis situatsioonis, kui sul on mingi olukord sinu elus, vaata, mis tuleb sinu suust. Sest et sellega, kas me avame Jumalale ukse, et tulla meie elu ja üldse midagi muuta ja teha, või me hoopis sulgeme talle selle. Amen. Sõnad, meie sõnad. Mäletad, kui Risti ja Johannes hakkas, tema ema nii-öelda sai temaga rasedaks. Mis juhtus tema isaga? Ingel pani ta suu kinni. Vahest on see, et Jumal tahaks meie suu kinni panna. Et kui sa nagu õiged ja häid asju ei räägi, mis annaksid mulle võimalust teha midagi selles olukorras, siis ole parem vait. Ära räägi vähemalt. Amen. Nii et lõpetuseks üks mõte. Kogu meie usuelu tegelikult jälle, mida me peame tegema? Me peaksime ignoreerima vaenlast. Kõik see jama ja kõik see tolm ja see, mis ta ümber tahab nagu üles. Kuidas sa ütled? Jah, täpselt, üles keerutada. Aitäh, Lilian. Ignoreeri seda.
ja paneme oma tähelepanu Jumalale ja Jumala sõnale. Sest see on, me oleme rääkinud ka jälle enne, see on vaenlase põhitaktika, et ta tahab keerutada igasuguseid asju meie ümber nii-öelda ülesse. Igasuguseid jamas ja sümptomeid ja üks asi juhtub ja teine asi ja keegi ütleb pahasti ja mis iganes veel. Ta tahab keerutada asju meie ümber ülesse, et meie tähelepanu läheks nendele asjadele. Ja ära Jumala pealt ja Jumala sõna pealt. Ärme tee seda viga. Ignoreerime vaenlast ja pöörame oma tähelepanu Jumala sõnale. Amen. Paneme selle oma südamesse, paneme selle oma suhu, võtame oma positsiooni ja me saame võidu igas olukorras, sest et see on meile tegelikult juba tõotatud ja lubatud. Amen. Ta ütleb, et me oleme rohkem kui võitjad Kristuses Jeesuses. Rohkem kui võitjad. Igas olukorras ja situatsioonis kuulub meile võit. Amen. Ja see on ka, kus panna jalg maha ja öelda, kõik aitab. Ma ei ole nõus lihtsalt, ma ei ole nõus vähemaga kui võit. Sest et see on meie otsustada, mida me tahame näha oma elus. Sest et kui meie oleme ennast alistanud Jumalale ja kui meie võtame Jumala sõna kätte, siis vaenlane põgeneb meie juurest. Inglise keeles ta ütleb, et ta jookseb kabu hirmus meie juurest. Tema teab, kui vägev on Jumala sõna. Tema teab, milline vägi on Jumala sõnas. Meie tihti ei tea seda. Meil on terve appikene. Kui palju on siin kirjas? Ja me oleme ikka hädaldame. Hunnikute viisi väge, lihtsalt puhast väge. Et lihtsalt täielikult nagu vasta taevast nagu lüüa iga olukord oma elus. Kui me võtaksid kas või ühe kirjakoha ja tõsiselt usuks seda. Amen. Sest meie elud oleks muudetud. Ja iga olukord ja iga situatsioon peab nõtkutama oma põlvi Jumala sõna ees. Amen. Kurat ei karda sind, aga kurat kardab Jumala sõna sinu suus. Sest ta teab, milline vägi on selles sõnas. Amen. Tõuseme püsti. Halleluja. Isa, me täname sind sinu sõna eest. Isa, me täname, et sa oled andnud meile oma sõna, isa, et selles on kogu taeva vägi, isa, kokku pandud. Isa, me täname sind, et igas olukorras, kus me ka ei ole, isa, kui me pöörame oma kõrvad, oma südame sinu poole, isa, me täname sind, et sa annad meile sõna igasse olukorda, isa, ja kui me kuulutame seda välja, isa, kui me usume sellesse sõnasse, isa, me täname sind, et asjad ja olukorrad saavad minema pühitud meie tee pealt, ja isa, me täname sind, et sa oled teinud meid võidukateks, isa, me täname sind võidu eest meie elus, isa, me täname sind, halleluja, et mitte üks vaenlane ei saa seista meie ees, kui me võtame sinu sõna, isa. Halleluja ja usume sellesse ja tegutseme selle põhjal. Isa, me täname sind, läbi murrete eest meie eludes, isa. Halleluja, mitte sellepärast, et me hüüaksime ja kuidagi nutaksime sinu ees, aga isa, see, et me võtame selle positsiooni, mida sa oled meile andnud, isa, Kristuses Jeesuses. Ja valitseme selles elus kuningatena. Kristuses Jeesus, isa, me täname sind selle positsiooni eest. Isa, me täname, et sa ilmutad seda tõde rohkem ja rohkem meie südames, isa. Et me saame astuda, isa, nende tõdede sisse, isa, et me saame välja elada seda võitu ja seda väge, isa, mida sa oled meile andnud ja meie ellu pannud. Isa, me täname sind, halleluja. Isa, nii nagu sa oled öelnud, et sinu kogudus, et ta peab tõusma ja ta peab paistma, isa. Ja ta peab olema võidukas, isa. Ja et kogu see maailm, isa, näeks sinu väge, isa. Isa, me täname sind, et see saab teoks, isa. Halleluja, isa, et sinu vägi saab olema nähtav meie eludes, isa. Tänu sulle, isa. Halleluja, halleluja, tänu sulle, isa. Halleluja, halleluja. Õhutame ennast üles, amen.
võit on meie, võit on meie, võit on meie. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Ja ärme anna oma võitu ära. Amen. Nagu ta ütleb, ära anna jalatäitki kuradile, ära anna talle mitte ühtegi võimalust. Me ei saa olema võitjad, kui meie anname talle võimaluse. See on meie otsus. Ma ei anna sulle võimalust, sest et mina olen tehtud võitjaks. Amen. Amen. Nii et läbi selle nädala, kui me läheme, tuleta meelde neid asju. Amen. Mõtle nende asjade peale ja räägi Jumala sõna julgelt, veendumusega. Amen. Sihi välja mingid olukorrad, asjad oma elus ja küsi Jumala käest sõna. Ta võib anda sulle kirjakoha. Amen. Võta see kirjakoht. Ta võib öelda sulle spetsiifiliselt mingi asja su südamesse. Et kuuluta seda välja. Ütle seda. Selle olukorra pihta nii öelda. Saad sa oled Jumala sõna. See on nagu me ei saa isegi võrrelda seda püssikuuliga, sest et see on nii palju vägevam. See on nagu tuumapomm ja veel rohkem. Aga kui me võtame selle sõna, see täielikult purustab ja laseb õhku iga olukorra, kui meil on usku Jumala sõnasse. Amen. Ja teeme seda. Elame seda välja. Valitseme kuningatena oma elus. Amen. Paneme jala maha. Amen. Amen. Praktiseerime seda. Ja tuleme tagasi põnevil. Võidukatena. Amen. Et saada üks uus doos jälle Jumala käest. Et tõusta ja saada tugevamaks iga päevaga. Amen. Tema ees. Et vallutada, et kitkuda ja purustada ja ehitada ja mis iganes on vaja teha. Et tema tahe saaks teostatud. Amen. Me peame olema selleks tugevad ja võtma oma positsiooni Kristuse ees. Amen. Kõik tänaseks.